inimesed on võib-olla vastavalt nagu sellele, et mis on nagu teatud uimasteid üritanud seostada võib-olla siis mingite nagu selliste nagu positiivsete ilmingutega, et ma ei tea, kokaiin on glamuurne eluviis ja siis psühhedeelikumid kui siis maailma avastamine, maailmataju avardamine ja nii edasi, et aga et me ikkagi tuleme tagasi selle nagu lihtsa tõe juurde, jah, nad mõjuvad erinevalt, aga mitte ükski neist ei ole täiesti ohutu. Tere tulemast kuulama podcasti Kas viga näed laita. Siin saates räägime kõige suurematest ühiskondlikest küsimustest, mis iga Eesti inimest kas otse või kaudsemalt puudutavad. Saate on ellu kutsunud Nula Inkubaator ja mina olen saatejuht Karin Kruup. Tänaseks saatekülaliseks on Aljona Kurbatova. Aljona on Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu edendamise keskuse juht. Tere, Aljona! Tere! Paarid kurdavad, et noored ei joo enam nii palju alkoholi ja ka joogitootjad on teatavat muutust märganud. Et väidetavalt on noored igasugustele muudele ainetele üle läinud. Mis need ained on? Millest me räägime? Kindlasti me ei saa rääkida sellest, et kõik noored käituvad samamoodi, aga see, et tööelu nautivate noorte seas on rohkem levimas see, et tarvitatakse narkootilisi aineid kui alkoholi, et alkoholi maine ei ole võib-olla see enam, et mis ta kunagi oli, et seda me oleme täheldanud ja need võivad olla väga erinevad ained ja on väga võimalik, et noored ise ka ei tea, mida nad täpselt nagu tarvitavad ja võimalik, et läbisegi ja võimalik, et koos alkoholiga. Nii et tegelikult me ei räägi siin ühest või kahest ainest, vaid ka väga erinevatest kombinatsioonidest. Meil on sellised sõnad nagu uimastid, psühhotroopsed ained, narkootikumid, psühhoteelikumid, millega on tegu ja mis on mis? Ma arvan, et kõige lihtsam ongi kasutada sellist mõistet nagu uimastid, et mis on koondmõiste ja mis hõlmab kõiki aineid, mis inimeste taju mõjutavad, ehk et ka tegelikult alkohol on uimastav aine. Ja sealt edasi me räägime juba kas siis juriidilises tähenduses mingitest ainete gruppides või siis nende toimest nagu tulenevalt, et aga koondmõistena meie kasutame ikkagi uimasti ja need on tõepoolest kõik nii legaalsed kui ka seadusega keelatud ained, mis inimese maailmataju muudavad. Uimastid on oma mõjult ja kahjult ja riskide osas erinevad. Mis on siis kõige vähem või mis on kõige rohkem kahjulikud? See küsimus on väga sage esinema, ja tõepoolest, et erinevate uimastite puhul me võime rääkida seda, et neil on erinev nii nimetatud sõltuvuse tekkepotentsiaal, ehk et see, et kas tekib psühholoogiline sõltuvus või füüsiline sõltuvus, et kui pikka aeg nagu kulub selleks, et see sõltuvus tekiks, kui inimene neid regulaarselt nagu tarvitab. Aga mis on tegelikult olulisem on see, et tegelikult täiesti ohutuid aineid ei ole olemas ja väga palju sõltub sellest, kuidas inimene neid nagu tarvitab, mis koguses, kui sageli, mis tingimustes, kas ta näiteks üksi või kellegagi koos ja see, et millisena need riskid avalduvad. Ehk et võib täiesti olla, et see aine oma toimelt on kangem, aga ühel või teisel põhjusel, et ta ei ole avaldanud sellele inimesele, tema elukäigule nagu nii tugevat kahju ja samas aine, mis on nagu justkui nõrgema toimega, kuid seda nagu tarvitatakse suuremates kogustes, sageli, kui tekitab inimesele rohkem kahju. Kui alustadagi kõige lihtsamatest ja baasarusaamadest, siis miks inimesed üldse uimasteid tarvitavad? No, siin võivad olla erinevad põhjused, et ajalooliselt on kuidagi nagu rohkem arvatud, et tegemist on selliste negatiivsete elukogemuste eest võib-olla põgenemisega, traumaga, toimetulekuga. Täna me räägime sellest, et ikkagi nagu inimesed suuremas osas otsivad mingit positiivset kas siis meeleolu, elamust, kas siis see, et nad ei suuda muidu ennast hästi tunda, lõõgastuda, stressiga toime tulla või siis nad vaevad just nagu seda ergutit, et kuidagi ennast nagu tõepoolest vabalt tunda. Et nad otsivad midagi, et enda arvates head ja kõik need nagu negatiivsed nagu tagajärjed, mis nagu tekivad, et need on see boonuspakett, mis kaasneb siis selle nagu naudingu otsimisega. Mis ma olen kuulnud, et mõni inimene, kes ka tarvitab, siis ütleb, et
ei, et minul ei ole probleemi, et need, kes ikka tarvitavad, nad teevad seda sellepärast, et nad on kurvad, aga mina ei ole kurb. Jah, no eks me peame endale tunnistama, et me oleme ka nagu minevikus nagu väga palju stereotüpiseerinud käitumist ehk et keda me oleme nagu nimetatud nagu jutumärkides narkomaanideks, et kuidas me üldse nagu räägime tarvitamisest. Ehk et me oleme ka väga palju kaldunud äärmustesse. Ja kui inimene ennast selles äärmuses ära ei tunne ja valdav enamus nagu tarvitajaid ei tunne ennast nendes äärmustes ära, siis nad ei võtagi omaks, et neil võib olla nagu tarvitamisega seonduvalt mingeid muresid. Mis on Eestis kõige populaarsemad uimastid? Kõige populaarsemad läbi ajaloo on olnud kanep, ekstasi, amfetamiin, kokaiin. Et viimane on nüüd ka nagu odavamaks muutunud Eesti turul, et meile tõttu see on nagu rohkem nagu levima hakanud. Et selles osas nagu muudatusi ei ole olnud, et kõige rohkem kahju on nagu tekitanud inimeludele opioidid, et mis kunagi päris ammu 20 aastat nagu tagasi veel oli heroiin, et aga aastast 2002 me Eestis räägime ikkagi sünteetilistest opioididest, fentanüülid, nüüd ka nitaseenid. Ja need ained on siis nagu tekitanud kõige rohkem nagu surmajuhtumeid. Juba väikse lapsena meid koolis hirmutati suhteliselt korralikult uimastite teemal. Et kuskil on mingid narkootikumid, millest tuleb suure kaarega mööda minna ja kindlasti ei tohi isegi mõelda selle peale, et neid kunagi proovida. Ja siis samal ajal oleme me üles kasvanud ka väga alkoholilembeses kultuuris. Ja eks muidugi lapsena hirmutati ka alkoholi tarvitamise osas korralikult. Aga samal ajal siis ikkagi tarvitati ja see kultuur või keskkond on andnud hulgaliselt võimalusi, et seda proovida väga varases nooruses, kõik ju tarvitavad. Ja siis sa saad, ma ei tea, 15, 16 varem, mõnel võib-olla varem, mõnel võib-olla veidi hiljem, ilmub su ellu keegi, kes pakub sulle kanepit või ma ei tea, korgijooki ja ütleb, et see on ju palju ohutum kui alkohol. Meil on terve elu valetatud. Ja vaadates neid numbreid, et kui palju tarvitatakse uimasteid, mis ei ole alkohol, siis tundub, et nii mõnelgi kadusid nagu igasugused need hirmujutud, mõtted, mis tegelikult ka paljuski vastasid tõele, kaavad lihtsalt ära. Et mis on see trend praegu siis uimastite tarvitamise osas ja kuidas inimesed siis nagu nii kergekäeliselt sinna seda maastikku avastama hakkavad? See on huvitav olukord, sest et ühelt poolt erinevad uuringud näitavad meile, et meil siin 90ndate lõpust alates ja järgnevad 20 aastat oli tegelikult pidev tõus nende inimeste arvus, kes elu jooksul on nagu tarvitanud, et ega nüüd viimastel aastatel see on nagu justkui stabiilne, et ligi kolmandik näiteks nagu 14–18 aastastest noortest on elu jooksul midagi proovinud, ehk et mis on ikkagi nagu väiksem osa. Et teisalt, kui me räägime noortega, kui me räägime inimestega, kes näiteks nagu aktiivse tööelu elavad, siis jääb selline mulje, et justkui see oleks valdav. Et siin me tõenäoliselt nagu räägimegi sellest, et kui sa oled teatud keskkonnas, siis nende inimeste osakaal, kes selles keskkonnas on ja kes on kokku puutunud, on suurem. Aga see miks see niimoodi on, ehk et üks põhjus ju erinevate uimastite tarvitamisel ongi see, et kuidagi toime tulla muutustega, et väga tihti me kuuleme seda ka noorte käest, et nad nagu stressiga ja enda ühiskonna ootustega ja kõigega toimetulekuks nagu vajavad seda sellist nagu lisaabimeest, et see ei ole nagu ainult selline puhtalt naudingu otsimine, vaid siiski ka oma emotsioonidega toimetuleku nagu soodustamiseks abivahend, et kui nad ei oska nagu muud lahendust leida. Ja põhjused on ju tihti samad, mis alkoholiga. Aga noorte seas on küll, ütleme, see alkoholi maine, et see on selline, seal hommikul on pohmakas ja siis nagu sul on keegi sõber, kes ütleb, et vaata, siin on teisi aineid. Et mida tarvitades sul hommikul ei ole halb olla, vaid mis on lausa looduslikud ja ei saa põhimõtteliselt olla mitte kuidagi kahjulikult, sest temake loodus ei ole mitte kunagi mitte ühtegi mürki välja mõelnud. Et kõik, mis ta on teinud, on inimesele hea. Siis sellised nagu üsna jõulised arvamused, mis on nagu levimas. Ka seda, need mõjutavad küll. Ka seda olen kuulnud, et see on lausa kasulik, et nagu enese arengule ja küll avanevad kõrgemad tšakrad ja sul on see väga hea. Ja seda arvamust on ka ja neid inimesi, kes toovadki valda peamise põhjusena, miks nad nagu tarvitavad eneseravi välja, et neid on Eestis ka nagu märkimisväärne arv. Ja siinkohal me peame arvestama, et väga paljud uimastid, ehk et narkootilised ained on ju tegelikult ka meditsiinis kasutusel.
ja siin nagu kehtib see põhimõte, et teatud olukorras ained võivad ühe inimese jaoks olla olulised, et selleks, et mingid seisundeid ravida. Samas need samad ained teise inimese puhul teises olukorras on üksnes kahjulikud. Et kui me toome kas või selle kõige äärmuslikuma näite, et fentanüülid, mis Eestis on nii palju inimesi tapnud, et kes on neid nagu kuritarvitanud, on meditsiinis aastakümneid kasutusel, väga edukalt kasutusel ja kui me mõtleme nagu nendele ravimitele, mis näiteks aitavad leevendada vähihaigete valusid nagu elu lõpus, mis on nagu kannatamatud valud, siis see on üks nagu nendest ravimitest, mis on tegelikult väga efektiivne. Nii et see valdkond ongi nii keeruline nagu sellepärast, et valdavalt nendel ainetel on siiski ka mingi muu mõju kui see negatiivne mõju, aga just see, et neid valdavalt väärkasutatakse. Ehk et see on see, et mis nagu tekitab nagu sellega kahju ühiskonnale. Ja see seos, mis mul kohe tekkis on, et ma mäletan olukorda, kus mind pandi narkoosi alla. Ja siis viimane asi, mis anestesioloog ütles, et fentanüül ja siis sealt edasi ma ei mäletanud. Et seda nagu kuulates või meenutades ma mõtlen, et oi kui paljud inimesed meie ühiskonnas on fentanüüli proovinud. Absoluutselt ja ka näiteks nagu kanep, et tõepoolest kanep on ju ka meditsiinis kasutusel, aga see ei tähenda, et seda peaks ennetavalt nagu tarvitama kõik, kellel ei ole nagu neid vaevusi, mille vastu seda meditsiinist kasutatakse, et kui sa oled nagu terve inimene, sa ju ei hakka vabatahtlikult karkudega käima, et aga uimasteid nagu mingil põhjusel ikkagi tarvitatakse. Peatume nüüd põhjalikumalt natuke sellel kahjude teemal, natuke juba mainisime ka, et mis siis on need kahjud, mis uimastid tekitavad? Need võivad olla väga mitmekülgsed. See võib olla mõju peresuhetele, sotsiaalsele toimetulekule, et mida me väga nagu sageli näeme, et ikkagi kuidas inimesed võõranduvad üksteisest, et probleemid vaimse tervisega, näiteks nagu joobes juhtimisega või muud õnnetusjuhtumid, et mis on nagu seotud joobes olekuga, ka vägivalla juhtumid, et kui näiteks sa võid minna ka oma lähedasele kallale, et kui sa oled mõju all, sa ei anna endale aru, mida sa teed, majanduslikud raskused, mis tekivad siis, kui sul on ikkagi juba tekkinud selline käitumuslik harjumus, et võib-olla isegi mitte veel sõltuvused, aga juba sul nagu kuluvad suured summad, mis täpselt samamoodi lõhub nagu perekondi, terviseprobleemid, mis nagu sõltuvalt ainetest võivad erinevalt nagu areneda. Ja loomulikult ikkagi Eesti vaates on nagu hästi suureks probleemiks ka üledoosid ja üledoosi surmad, aga me ei peaks kinni olema ainult nendes, sest et siis me justkui me nagu lükkame taustale kõik need muud probleemid, et ikkagi, kui me vaatame neid inimesi, kellel on just vaimse tervise probleemid tekkinud, et nad võib-olla algselt mõtlesid, et nad ravivad neid uimastitega, aga pigem nad eneseraviga tegeledes hoopis nagu võimendasid neid ikkagi nagu lõhutud peresuhted, mis on nagu ka teema, et millest me räägime väga vähe, et nagu selles kontekstis. Nii et neid võivad olla nagu väga mitmekülgsed. Kui nüüd uimasteid tarvitada, näiteks Eestis siis populaarsed kanep või kokaiin, et kas sellel on ka kas ta muudab ka füüsiliselt kuidagi aju või su keha, et mis on need pikaajalised mõjud või tegelikult seal ei olegi midagi? Ja, on küll ja ainete lõiks on erinev, see sõltub sellest jällegi, kui kaua inimene tarvitab, kui sageli, kui suurtes kogustes. Ja me peame nagu arvestama sellega, et kõik, kes on proovinud, nad ei jää tarvitama. Et paljude jaoks ongi see elus väga lühiajaline periood, et võib-olla mõned üksikud korrad, näiteks ka eakaaslaste surve tõttu, et soovis nagu sobituda mingisugusesse seltskonda. Ja ka need, et kes regulaarselt nagu tarvitavad, et valdavalt nad ei tarvita nagu nii kaua, et neil kujuneb välja sõltuvus. Nii et aga kui on juba sõltuvus, siis tegelikult nagu see on väga raske seisund, et nagu sõltuvusest vabanemine vajab tohutut pingutust ja jõudu, nii et need inimesed, kes selle teekonna ette võtavad, on tegelikult väga vaprad. Mis üldse tähendab sõltuvus ja kuidas see avaldub ja kuidas see erinevate ainete puhul avaldub? Sõltuvuse puhul me ikkagi räägime sellest, et inimene enam ei ole võimalik nagu toime tulema ilma selle aineta. Et tal võib olla nagu tugev füüsiline sõltuvus, mis juba nagu ka kehalites nagu ilmingutes, et aga põhimõtteliselt, et kui inimene tegelikult ei suuda elada, funktsioneerida ilma, et ta tarvitab, ehk et tal on kogu aeg see nagu tung tarvitada, et
siis me räägime nagu sellest, et inimesel on ainetega ikkagi väga tõsine probleem. Ma arvan, et paljud ütleks, et mul ei ole kindlasti mingi probleem, et ma võiks homme selle ära jätta, aga tegelikult ei jäta. Et kas siis, et millal on nagu, mida endalt küsida, et aru saada, et kuule, et nüüd on vist ikkagi see piir, kas teha endaga mingeid eksperimente või mis ette võtta, kui sa nagu kahtlustad või olla kindel, et sul ei ole sõltuvust? No inimene ise endal sõltuvust diagnoosida alati ei suudagi, kui tegelikult see ei olegi tema töö, et selleks on meil ju arstid, psühhiaatrid, kes on koolitatud, kes oskavad neid õigeid küsimusi esitada, õige nurga alt läheneda, uurida. Aga inimene võiks enda käest ennekõike küsida, et kui oluline on nagu tema elus uimasti roll, kas ta nagu suudab neid tegevusi näiteks, mis talle nagu head meelt tekitavad, naudingut nagu tekitavad, teha ilma, et ta oleks uimastite mõju all, kas ta tunneb ennast hästi ka siis, kui ta ei tarvita uimasteid ja et kuidas ta ennast ka füüsiliselt nagu tunneb, et kas ta nagu tunneb enda kehas kogu aeg seda vajadust. Et ja kui inimese elus ikkagi on see alkohol või mingid muud uimastid on sellel kohal, et ta mõtleb nendest, et nende hankimine on tema jaoks nagu kinnisidee, et kui see on nagu valdav, et siis peaks kindlasti muret tundma. Tegelikult peaks juba enne muret tundma, aga siis kindlasti. Me räägime erinevatest sõltuvusvormidest, et on füüsiline sõltuvus ja emotsionaalne sõltuvus ja näiteks kanepi puhul, see, kes siis sulle pakkuma tuleb, kui sa oled see noor seal puberteedias, siis öeldaksegi, et sellest ei saa tekkida nagu sõltuvust, sest ei teki füüsilist sõltuvust. Et mingi siukesed argumendid on, aga et justkui jääb mulje, et siis me ei peagi seda nii tõsiselt võtma või adresseerima, et see ei tee ju mulle pikas plaanis midagi. Homme lõpetan ära, lihtsalt otsustan, et nüüd on niisama ka tore ja kõik, polegi probleemi. Kui see nii oleks, siis oleks ju väga hästi, aga kanepist on võimalik jääda sõltuvusse, et tõepoolest, et kanepi puhul ei ole see nii suur nagu protsent nagu nendest, kes tarvitavad kui mõne muu aine puhul. Aga jällegi me räägime sellest, et sõltuvus oleks justkui ainus nagu negatiivne tagajärg. Et me peaksime pigem rääkima sellest, et nagu tarvitamisel on ka teisi negatiivseid nagu tagajärgi, et jah, et võib-olla siin on jällegi nagu tagasi vaadates liialdatud, et sellega, et näiteks räägitud, et kui sa tarvitad kanepit, sul kohe tekib, ma ei tea, nagu skisofreenia, et ei, nagu see ei ole nii, aga kui näiteks inimesel on vaimsed terviseprobleemid, siis nagu kanepil on see võime neid süvendada. Inimene võib ju hoopis igasuguseid asju teha ja nagu sellele peaks ka nagu mõtlema, et kui ikkagi inimene ei suuda tõesti ennast, et kui nagu mõelda, et mida inimesed öelnud on, et ta ei suuda näiteks minna tööle, ta on sellises nagu stressis, et ta peab nagu enne tarvitama, siis ilmselgelt me ei räägi enam normaalsest funktsioneerimisest. Psühhoteelikumid, kas see on lihtsalt hellitusnimi uimastitele või me räägime konkreetsetest uimastitest? Me räägime konkreetsetest ikkagi uimastitest, millel on siis nagu vastav mõju. Jällegi, et inimesed on võib-olla vastavalt nagu sellele, et mis on nagu teatud uimasteid üritanud seostada, võib-olla siis mingite nagu selliste nagu positiivsete ilmingutega, et ma ei tea, kokaiin on glamuurne eluviis ja siis psühhedeelikumid kui siis maailma avastamine, maailmataju avardamine ja nii edasi, et aga et me ikkagi tuleme tagasi selle nagu lihtsa tõe juurde, jah, nad mõjuvad erinevalt, aga mitte ükski neist ei ole täiesti ohutu. Kas on veel mingeid uimastitega seotud müüte, mis tegelikult ei vasta tõele? Neid on väga palju. Tõesti alustades nagu sellest, et kanem kui nagu taimne uimasti põhimõtteliselt ei saa olla nagu kahjulik nagu selleni välja, et kui sul on sõltuvus, sellest on võimatu vabaneda. Et mis ka ei vasta tõele, et kõik sõltub sellest, et millist tuge me inimesele pakume, et sõltuvusest nagu vabanema on nagu võimeline igaüks, et aga kas me oleme nagu kõikidele selle võimaluse andnud, see on omaette küsimus. Ja eks neid müüte tuleb kogu aeg peale, et näiteks, et mida millega koos tarvitada, seda me nagu kuuleme üsna sageli, et ma ei hakka siin mingit retsepte andma nagu praegu, et aga nagu eriti noorte seas, et kui sa tegid õhtul seda, tee hommikul seda, et siis sul on nagu parem enesetunne või tee seda sellega, siis nagu kokteil, et siis nagu mõjub paremini ja nii edasi ja nii edasi. Ja väga palju siin on sellist
infot, mis tegelikult ei ole tõene ja nagu tänapäev on ju see, et kus nagu sotsiaalmeedia kaudu info levib ka väga kiiresti ja kaugeltki mitte alati ei ole see, et kontrollitud, nii et. Uimastitega või uimasteid tarvitades inimesed istuvad ju ka autorooli või kui sageli seda juhtub, sest et väga palju tehakse avalikke teavituskampaaniaid, et alkoholi tarvitades ei tohiks istuda autorooli, meil müüakse ka näiteks alkomeetreid, saame ise testida, aga meil ei ole ju narkomeetreid. Ja vaadates praegust statistikat, et kui palju uimasteid tarvitatakse, siis ma usun, et valdav enamus autoroolis, kes on joobes, ei ole joobes üldse alkoholist. Konkreetseid arve praegu ei ütlete, aga kindlasti on narkootiliste ainete joobes roolis istujate arv on aastatega tõusnud, et on tegelikult olemas ka kiirtestid, mis võimaldavad nagu koha peal nagu tuvastada, et mitte võib-olla määrata seda joobet kui sellist, et ega näidata, et kas inimene on nagu tarvitanud või mitte. Ja kui me räägime, et miks võib olla, siin on ka see käsitlus erinev on see, et alkohol siiski on legaalne. Sa lihtsalt ei tohi joobes juhtida. Narkootikumid, kõik on keelatud, nii et sa ei tohi neid seaduse kohaselt mitte üheski olukorras nagu tarvitada. Et mille tõttu nagu räägitaksegi võib-olla erinevalt sellest, et aga jah, et nagu joobes juhtimine, et ka näiteks ravimite mõju all, et mis võivad olla ka arsti käest täiesti näidustatuna saadud, aga mis oma olemuselt on narkootilised, kas inimene on teadlik sellest, et ta ei tohiks nagu teatud nagu ravimite nagu mõju all ka rooli istuda ja kas siis näiteks nagu politsei patrull saab aru, et kas ta on nagu ravimite mõju all või on ta näiteks nagu keelatud ainete mõju all, nii et. On palju juttu narkootikumide legaliseerimisest laiemalt. Miks võiks või miks mitte legaliseerida? Tegelikult ikkagi maailmas räägitakse ja nagu tänane praktika osades riikides on, et kanep on legaliseeritud. Sellist nüüd tõsist diskussiooni, et kõik narkootilised ained oleksid legaliseeritud, seda minu teada ei ole. Et jah, et küll on siin nagu räägitud võib-olla veel nagu mõnedest nagu üksikutest, et aga valdavalt ikkagi nagu käib jutt kanepist. Siin nagu taga on nagu erinevaid põhjendusi, et soov kaitsta noori, soov majandust nagu turgutada, soov nagu tagada, et see, mida müüakse, on ka kuidagi kvaliteedikontrolli läbinud, ehk et sellega kaasneks nagu vähem kahjusid, et aga legaliseerimise tulemus on nagu valdavalt ikkagi see, et nagu tarvitavate inimeste arv tõuseb. Ja siis on kriitiline küsimus see, et kas me oleme ka valmis toime tulema sellega, et potentsiaalselt rohkem inimesi vajab abi. Tänast Eestit vaadates, kus meil on ka alkoholi tarvitamise häirega inimeste toetamine siiski problemaatiline ja kus me nagu räägime sellest, et meil teiste uimastite ehk narkootikumide nagu tarvitajate abistamine on ühiskonnas ikkagi ka, ütleme, et mitte minu tagahoovis põhimõttel, et meil on teenuseid, et aga kaugeltki mitte piisavalt ja kui me peame mõtlema sellele, et legaliseerides me tegelikult potentsiaalselt oleme silmitsi olukorraga, kus nende inimeste arv on veel suurem, et siis ongi see küsimus, et kuidas me neid kasu ja kahjusid kaalume, et kuidas me oma otsuseid kujundame. Üks argument on ka see, et mida ma olen kuulnud, et ei ole väga produktiivne karistada neid, kellel on probleem ja mure. See on tõsi ja nagu sellele nagu kirjutan 2 käega alla, aga me peame nagu aru saama ka sellest, et sellise totaalse karistamise ja legaliseerimise vahele mahub veel väga palju erinevaid lahendusi. Me võime rääkida siin ka näiteks depenaliseerimisest, et mis on selline huvitav nagu mõiste võib-olla, aga sisuliselt nagu tähendabki seda, et ained ei ole legaalsed, aga me ei karista pelgalt nende tarvitamise eest. Ehk et see on see suund ka, millest me siin Eestis rääkinud nagu oleme, et kuigi ka praegu meil on ju uimastite tarvitamine, ta ei ole kriminaalkorras karistatav, aga on võimalik saada arest ja tegelikult ka trahvid on päris korralikud, et kui me räägime tarvitamisest ja omaks tarbeks nagu omamisest, ehk et üks võimalus nagu Eestil näiteks ongi see, et me vaatame, et oma karistuspoliitika veel tähelepanelikumalt üle ja siis liigume rohkem nagu selles suunas, et me ei karista inimesi selle eest, et nad tegelikult juba panevad ennast ohtu
mis on ju nagu loogikavastane. Et kui meil on inimene, kes potentsiaalselt ennast nagu kahjustab, tal tekivad nagu tarvitamise tõttu võib-olla probleemid, mille tõttu ta satubki nagu politsei huviorbiiti. Et siis meie lahendus on teda nagu karistada. Ja kui see viib nagu vanglakaristuseni, kus vangla keskkonnast võib-olla omandab hoopis teised hoiakud elu suhtes, et siis see on ju ilmselgelt nagu vastupidise mõjuga kui see, et mida me loodame saada. Nii et me peaksime kaaluma kõiki neid nagu valikuid, et mitte kalduma äärmustesse, et nagu me uimastite valdkonnas tihti teeme, et kas nagu kategooriline ei kõigele või kategooriline ja kõigele, et must-valge, et aga tegelikult nagu siin on väga palju ikkagi neid selliseid alatoone ja. Otse põllult olen kuulnud sihukest lugu, et kui tegeled narkootikumidega või satud vanglasse, et siis ei ole ühtegi paremat kohta võrgustumiseks antud sektoris kui vangla. Jah, kui vaadata, kui suur osakaal kinnipeetavatest on ainete tarvitamise kogemusega, siis kindlasti jah. Mitmetes riikides käib aktiivne teadustöö selle suunas, et mõndasid psühhoteelikume kasutada depressiooni ja näiteks veel posttraumaatilise stressi ravis. Ja olen mitmetest allikatest kohanud ka väidet, et aeg, kus need ravimeetodid on teaduspõhised ja legaalsed, ei ole enam kaugel. Et kuidas nii, et narkootikume, sa juba ütlesid ka, et sõltub hästi olukorrast, aga see siin kõlab, et tõesti on nagu väga kasulik, et me peaksime neid tõesti kasutama rohkem. Mõtleme täna, et mida me kasutame näiteks ärevushäire ravis, et kui me võtame nagu sellise väga levinud ravimi nagu Xanax, üks nagu toote nimi, et mis on võib-olla kõige tuttavat, on täpselt samamoodi ju tegelikult uimastav aine. Ja me oleme aastakümneid seda kasutanud, ta on nagu tõhus, kui jällegi vastavalt näidustustele seda kasutada. Et probleem tekib siis, kui inimene nagu tarvitab seda mitte nii, et nagu arst on nagu seda nagu näidustanud. Või siis on mingid nagu ravipraktika probleemid, et täpselt samamoodi psühhoteelikumitega. Et on riike, näiteks Austraalia, et kus nagu juba seda kasutatakse. Ja kui nagu kliinilised uuringud seda tõestavad ja kui nagu tekivad ka ravijuhendid ja kliinilised protokollid, et mis siis nagu täpsemalt nagu panevad paika seda nagu millal. Ja valdavalt täna ikkagi see ei ole esimene valik, et neid nagu kasutatakse siis, kui muud nagu ravivõtted ei ole nagu piisavalt efektiivsed olnud, siis miks mitte? Et probleem tekib alati siis, kui inimene hakkab ennetavalt näiteks või ise ennast ravima. Meie poole on ka pöördutud näiteks sellise küsimusega, miks Eesti ei võiks olla esimene riik, kus vaimsed terviseprobleemide ennetamiseks hakatakse siis nagu kasutama nagu psühhedeelikume. Aga kui nende mõte on ravida seda, mis on katki, siis miks me peaksime jällegi tervetele inimestele hakkama nagu seda veel võib-olla mitte peale suruma, vaid nagu pakkuma nagu seda lahendusena sellele, et mida veel ei ole. Sest et siis me võime ju saada selle jällegi vastupidise tulemuse, et me hakkame lõhkuma seda, mis ei ole katki. Nii et ma usun jah, et see päev võib täitsa nagu tulla, et millal ka Eestis on neid aineravimite valikus, täna see veel nii ei ole. Ma arvan, hästi oluline on siin kohal välja tuua, et väga paljud need ohud ei ole isegi otseselt seotud selle aine endaga, vaid lihtsalt selle keskkonna ja olukorraga, kus sa võid olla. Et tihti peale, et need olukorrad ise võivad olla sellised ohtlikumad. Absoluutselt. Ja et sa võid sattuda vägivalla ohvriks, sa ei saa end võib-olla ise kontrollida ja võib-olla, et kas sul siis on keegi, kes sinu eest vastutab ja sinu eest hoolitseb? Absoluutselt ja ega siis ilma asjata ei ole ka ravimeid, mille manustamisega alustatakse ka haiglatingimustes. Et oleks nagu võimalik inimest jälgida, veenduda, kuidas see talle mõjub. Et psühhedeelikumid on sellised ained, et mille puhul see mõju võib olla ettearvamatu, et ka siis, et kui enne on inimest nagu uuritud nagu spetsialistide poolt, nii et hästi nagu oluline on nagu saada aru, et kuidas konkreetselt selle inimese puhul see ravim toimib, et mille tõttu see nagu kliiniline jälgimine on tõesti hästi oluline. Ja kui me mõtleme sellisele omakäelisele nagu tarvitamisele nende psühhedeelikumide puhul, siis üks soovitus alati on see, et jumala eest, et ära tee seda üksi. Et kui ikkagi nagu
asi läheb nihu, et on vähemalt keegi, kes suudab sind maha rahustada, et kes suudab abi kutsuda, sest et et see üksi jäämine, et selliste ainetega, et mille nagu mõju on ettearvamatu, sest et töö on telliematerjalist, et inimene ei pruugi ise ka aru saada, et mis temaga päriselt nagu vaimse nagu tervise vaates valesti on, et mis õudusunenägusid see nagu aine võib nagu tema ajus nagu esile tuua, et mis võib olla, ta ei ole endalegi aru andnud, et seal on. Ja eks ju lõpetab ka päriselt nii-öelda psühhiaatria haiglas nii-öelda inimesi, kes on võib-olla sattunud sellisesse olukorda, kus tegelikult ei leiagi võib-olla ise väljapääsu või mis on nii-öelda vaimselt väga destabiliseeriv. Ja uimastite puhul jällegi on see lõks, et me peame rääkima kahjudest. Aga siin on alati see oht, et kui me räägime nagu liiga kategooriliselt, siis kõik need inimesed, et kellel ongi selline esmane kogemus, ei ole midagi halvasti nagu juhtunud. Nagu, ja et mis mõttes, et siuksed asjad minuga ei juhtu, et me peamegi alati endale aru andma, et jah, et osadel võib vedada, aga paraku kõikidel mitte. Sellest tuleb hästi teadlik olla. Ja. Aga mis on parimad allikad teaduspõhise info saamiseks uimastite kohta Eestis? Ma soovitaksin nagu kindlasti vaadata sellist portaali nagu narko.ee, et jah, et paljud nagu noored seda väga ei usaldast, et see on ju ometigi nagu riigi poolt rahastatud asi, ta ei saa päris õige olla, et aga selle eesmärk ei ole nagu kindlasti anda sellist ühtepidi kallutatud infot, et teaduskirjandus kindlasti on nagu rahvusvaheliste organisatsioonide erinevad nagu veebiressursid, et samas nagu paraku noored ikka rohkem usaldavad selliseid oma infoallikaid. Õnneks tänaseks on maailmas ka inglise keeles olemas selliseid tarvitajate endi kogukondade poolt loodud veebiressursse, mis siiski on ka teaduskirjanduse põhised, mitte ainult nagu kogemuspõhised, mis võib-olla nagu osade inimeste puhul nagu rohkem sellist nagu usaldust tekitavad, et ei ole ainult riiklikud. Et aga mina soovitaksin ikkagi esmajärjekorras, et nagu vaadata, et neid ressursse, mis on riiklikud. Narko.ee oli siis selle. Näiteks, kui ma näiteks lähen sinna küsimusega, et kas kanep teeb rumalaks, siis kas ma leian sealt vastuse? No seal ei ole sellist lauset, et kanep teeb rumalaks, küll aga seal on lause, et kanep võib nagu mõjutada nagu seda, kuidas nagu sinu aju töötab ja et mis nagu probleemid võivad tekkida ja kui inimene sealt ei leia vastust, siis selle veebiga seonduvalt töötab ka ööpäevaringne tugiliin. Nii et kõik oma küsimused võib siis ka sinna vestlusaknasse lihtsalt kirjutada. Eesti narkopoliitika siht 2030 aastaks on 0 narkosurma aastas. Kui tõenäoliseks sina seda pead, et me sinna jõuame? See ei ole tõenäoline. See ei ole tõenäoline ka sellel hetkel, kui me selles kokku leppisime. Aga siin on küsimus, et mitu elu on aktsepteeritav. Et kas me ütleme, et 5 on okei, et kui nagu sureb inimest või on 10 on okei. Tegelikult meie eesmärk saab olla ainult 1. Et uimastite tõttu, et uimasti üledoosi ei sure mitte keegist, need on oma olemuselt ennetatavad surmad. See, kas me seda saavutame, see ei ole realistlik, aga selle nimel me peame töötama. Et me ei saa ju öelda nagu, et kui meil on aastas näiteks ütleme ainult 2 inimest, kes oma elu kaotab, et me ju ei saa öelda nende peredele, et nende nagu elude kaotamine oli aktsepteeritav, et samas kui teiste mitte. Aga mida saaks teha, et uimastitega seotud murekohti meie ühiskonnas lahendada? Me peaksime suutma rahulikult, avalikult, avatult nagu rääkima nendel teemadel. Meil on väga palju emotsioone, mis kütavad selliseid ka vale arusaami, et meil on ka väga palju usaldamatust erinevates ütleme tarvitajad versus siis, ma ei tea, politsei versus siis tervishoiuspetsialistid. Meil on väga palju sildistamist. Meil on väga palju halvustamist, mis puudutab nagu tarvitamist ehk et kas või see sama et nagu kõnekeel, et narkomanid kõik on ja miks peaksidki inimesed, kes on nagu täna veel ja võib-olla nagu jäävadki alati nagu toime tulevateks, et miks nad peaksidki kuidagi nagu tahtma osalema nagu diskussioonis, kui neid alavääristatakse, halvustatakse, nagu sildistatakse pättideks ja kaapakateks, et või siis nagu lihtsalt nagu nõrga moraaliga või tahtejõuga, et näed, et mina nagu tarvitan ja mul on kõik nagu hästi, enda arvates, et ega nagu sul ei ole, ehk et nagu tegelikult meil on ka tarvitajate endi seas neid selliseid nagu väärtushinnangute, ütleme,
silmakirjalikke väärtushinnanguid ma ütleksin, ja et noh, üks nagu oluline asi on ikkagi nagu sellest hästi avatult rääkimine ja nende ühiste nagu lahenduste leidmine, sest ju kokkuvõttes, et kui me tahame inimeste käitumist muuta turvalisemaks, me peame need lahendused leidma koos nendega. Nende eest otsustades ja neile midagi peale surudes, noh, et me vaevalt, et ikkagi nagu jõuame nagu selleni, et meil on ka päris elus nagu selline uimastipoliitika, et mis meile nagu kõikidele sobib. Miks on Eestis kolmandas sektoris nii vähe algatusi, mis tegelevad uimasti probleemiga? Me ei saa öelda, et meil nagu üldse ei oleks midagi, ja tegelikult kui mõelda sellele, et kui nüüd 90ndate lõpus 2000ndate alguses Eestis puhkes ka HIV epideemia just narkootikumi süstivate inimeste seas, tegelikult mittetulundusühendused olid ju need, et kes nagu hakkasid üles ehitama toona, et rohkem kui küll võib olla HIV ennetuse võtmes, et ega siiski hakkasid nagu töötama narkootikumi süstivate inimestega ja ka teiste tarvitajatega, ja toona nagu riigipoolselt sellist nagu tuge oli väga vähe. Ajas on kuidagi nagu asjad arenenud selliselt, et noh, et me ei saa ka täna rääkida sellest, et nüüd riigi rahastus oleks piisav või et nagu riik nagu piisavalt teeb, et aga no siiski, et nagu võrreldes nagu tollase ajaga on päris nagu palju asjad edasi läinud. Ja selliseid mittetulundusühendusi, kes noh, näiteks nõustamisteenuseid pakuvad, neid on, aga kui me mõtleme, et oleks selliseid algatusi, mis oleksid suunatud just ütleme sellisele teadlikkuse tõstmisele, tööle võib olla nende tarvitajatega, kellel ei ole veel sõltuvust, kellel ei ole vaja nagu ravile minna, kes ei ole täna selles kohas, et aga noh, kelle käitumine on juba nagu riskeeriv, siis siin me tegelikult jah, nagu pigem kuidagi näeme vähem, jällegi on, et ei tohi nagu liialt üldistada, on ja on nagu väga häid nagu tegijaid. Aga kuidagi nagu on ikka ka sellist, et kas see teema on liiga keeruline, liiga vastuoluline, et või see, et mida me oleme ka mõnel nagu korral kogenud, kui on tarvitamiskogemusega noored, kes nüüd tahavad midagi teha ja siis, kui nad jõuavad nagu selle hetkeni, et noh, teeks nüüd, ma ei tea, MTÜ või siis, aga siis ma olen ju avalikkuse ees. Siis ma pean tunnistama, siis ma pean rääkima ja siis tekib see, et aga kas ma tahan, et mu tööandja teab. Kas ma, et aga võib-olla ma nagu pühendangi enda elu siis sellele, aga ma ei ela ju ära. Nii et nende nagu valikute tegemine on nagu keeruline inimeste nagu jaoks ja noh, seda, et ma arvan küll, et meil võiks olla rohkem kogukonna tegijaid, kes just nagu seisavad nagu hea selle eest, et ka nende nagu kodukandis näiteks oleksid need abivõimalused olemas ja et inimeste õigused on kaitstud, et just seda nagu soodustada ka, et me sellist nagu halvustavat suhtumist ei viljeleks nagu lõpmatuseni. No ma loodan ka, et see meie episood panustab ka sellesse, et me normaliseerime seda teemat, et me räägime sellest rohkem, räägime sellest nüüd avalikult, tekitame seda diskussiooni ja ma arvan ka võtame võib-olla seda niisugust tabu teema mekku ära ja et need inimesed, kes tegelikult on need algatajad, siis et neil oleks päriselt indu tegutseda ja mitte sellist tunnet, et me nüüd seostame ennast sellise imeliku valdkonnaga, kus tegelikult probleem on väga suur ja kus on vaja tegutseda. Ja siinkohal mul ongi teile, head kuulajad ja vaatajad, teadaanne, et kui sa oled ise kokku puutunud mõne ühiskondliku probleemiga, milleks võib ka olla tänase saate teema, milleks on uimastid, et kui sul on juba mõni idee või siis meid kuulates tekkis idee mõnest ägedast uudsest lahendusest, mille kindlasti peaks Eestis ära tegema, siis tule oma mõttega Nula inkubaatorisse. Nula on Eestis ainulaadne ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator, mille on ellu kutsunud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo sihtasutusega. Programmis saad tuge, et arendada oma ideest toimiv lahendus ja lõpuks on sul võimalik KÜSKilt saada ka kuni 25 000 eurot stardiraha oma algatuse käivitamiseks. Nii et mine loe lähemalt veebilehelt nula.ee ja jääme sinu ideed ootama. Aljona, mul on mõned küsimused sulle veel. Kuhu pöörduda, et abi saada uimastite küsimustes? Ma arvan, et kõige lihtsam ongi minna narko.ee kodulehele, vaadata seal neid erinevaid abikontakte või siis kui nagu tekib see segadus, et ma ei tea nüüd, et mis teenust mul siis tegelikult vaja on, siis
võtage ühendust meie tugiliiniga, kus siis ööpäevaringselt on nõustajad vastamas, et kas siis chatile võib ka helistada ja nad kuulavad ära, et mis mure on ja aitavad siis nagu soovitada nagu selle koha, et kuhu pöörduda ja kui vahest piisabki sellest ühest vestlusest. Et see on ka nagu sage, et inimesel tegelikult on lihtsalt vaja kellegiga arutada ilma, et teda hukka mõistetakse. Ja täiesti kindel olla, et nad ei saada sulle politseid. Ei saada politseid, keegi ei salvesta nimesid, ei küsi nimesid. Et see on täiesti anonüümne ja ainult siis, kui inimene juba nagu otsustab ravile pöörduda, siis ravikeskuses on nagu küsitakse tema andmeid, et aga ka sealt ei saadeta mitte mingit sõnumit politseile. Nii et ma tean, et need hirmud on olemas ja võib-olla ammustel aegadel neid juhtumeid ka oli, et aga abiteenused on ikka mõeldud abistamiseks, mitte karistamiseks. Aitäh! Mida veel jätta meie kuulajatele ja vaatajatele siia lõppu meie vestlusest kõlama? Ühiskond ei ole täiuslik, et kõik inimesed ei hakka kunagi ühtemoodi käituma ja et meil on alati neid inimesi, kes ühel või teisel nagu põhjusel või võib-olla ka mingeid aineid nagu kuritarvitavad. Hästi oluline on, et inimesed nagu julgeksid abi küsida, et julgeksid oma muresid tunnistada, et me tõesti ei mõistaks neid hukka, vaid et me ühiskonnale nagu tajuksime, et see on tegelikult meie ühine vastutus, et need nagu mured saaksid lahendatud ja et inimestel oleks nagu võimalik nagu turvalisemalt käituda. Et selline inimlikum suhtumine ka sellistesse probleemidesse, et mis on nagu keerulised ja mis võivad tunduda lahendamatud, et see on hästi oluline. Aitäh selle mõtte eest ja aitäh selle põneva vestluse eest. Ma tahan tänada ka meie kuulajaid ja vaatajaid, et te olite meiega. Kas viga näed laita jätkab juba järgmises episoodis. Seniks kohtumiseni!